Ma hakkan pihta sellest, et tegelikult on väga hea meel, et Türi kant on üks viljakas kant. Kui ma seda ütlen, et Türi kant on viljakas, ma ei mõtle mitte seda, et siin on hea põllumajandus või edukas põllumajandus või palju metsi, vaid Türi kant on viljakas selle koha pealt, et väga paljudes eluvaldkondades on tuntud ja väga tuntud inimesi, kes on kas sündinud Türil, siin koolis käinud või hiljem tulnud ja siin koolis käinud või sattunud siia kunagi hiljem. Ja nii nagu Triin juba ütles, tänase kohtumiste kolmapäeva teema on meil ajalugu. Ja tänased külalised on mõlemad elukutselised ja õppinud ajaloolased Ülle Tarkainen, neiupõlveni nimega Liitoja ja Ants Kraut. Ja kindlasti mõlemad on elukutselised ajaloolased, et kindlasti me saame nende käest teada ja ka küsida huvitavaid asju Türi ajaloo kohta või kas Türi linna või Türi ümbruse ajaloo kohta. Aga enne kui külaliste juurde minna, et ma sellise vahemärkusele näitan teile 2 raamatut. Nii ilma raamatuteta kui ei saa, alati võtan kaasa. Ma usun, et paljudele on selline raamat, ajalooraamat tuttav. Johannes Adamson, see ei ole küll mitte nõukogudeaegne, vaid see on veel eestiaegne, esimese vabariigi aegne õpik, aga ma usun, et sellised Johannes Adamsoni õpikuid olete näinud paljud. Temaga me kohtuda ei saaks, sest tema suri juba 1944. aastal. Ja tema ei olnud ei Türil sündinud ega Türil koolis käinud. Teda saadeti 1940. aastal Türi gümnaasiumisse ajalooõpetajaks. Aga ma ei saanud temast rääkimata jätta, sest tema ajalooõpetajana ta andis meeletult palju välja ajalooõpikuid 8, minu meelest kas 8 või 9 kooliastet. Ja neid tuli kordustrükke järjest ja järjest. Ja ega need ajalooõpikud ei olnud ainult asi, mis ta kirjutas ka teisi ajaloораamatuid, uurimusi, artikleid. Nii et mees, kelle õpikuid vist paljud on näinud, aga võib-olla ei osanud seostada, et on olnud Türil mitu aastat, 2 aastat Türi gümnaasiumi direktor Johannes Adamson suri 1944. aastal. Ja teine ajalooõpik juba siit uuemast ajast, mille järgi meiegi või siin praegused koolilapsed koolis õpivad ja siin on mitu autori nime kaane peal, aga üks 3 on Ago Pajur. Ja Ago Pajurit ilmselt teame kõik. Türil sündinud, lõpetas Türi keskkooli 1986 aastat hiljem, 1986 lõpetas ta Tartu Ülikooli ajalooteaskonna ja peale seda tuli Türile kooliõpetajaks 2 aastat. Ja siis ta läks tagasi, 1988 läks tagasi juba aspirantuuri ja peale seda, kui ta aspirantuuri lõpetas, jäi ta Tartu Ülikooli ajalooõppejõuks. Ja seal ta on tänini ja väike lootus oli, et äkki saame Agoga täna siia, aga nii nagu see päev meil on keset töönädalat ja Agol on omad tööd ja tegemised, ega Tartust ei ole siit lihtne siia sõita, teistpidi tagasi sõita. Abikaasa Liivi võttis, et Ago lööb praegu magistritöid, et väga kiire aeg. Aga et 2 tuntud ajaloolast peale nende 2, kes meil täna siin istuvad. Aga nüüd lähme siis meie külaliste juurde, Ülle ja Ants. Ja viisakas oleks alustada juttu naisterahvast, aga ma teen teistpidi ja mitte sellepärast, et olla ebaviisakas, vaid ma alustan sellest, mis on nagu loogiline, et ma hakkan vanemast ajast mitut pidi. Ants nagu vanemees, aga mitte selles mõttes, hakkan pihta sellest, et Ants on uurinud vanemat ajalugu. Ja kui Ants on lõpetanud, ma võtan ka nüüd tasapisi juba, et Ants on lõpetanud Tartu Ülikooli ajaloolasena, aga arheoloogina. Ja minu jutu algus ongi Antsule see, et kui nüüd ajaloost mõelda või Türi ajaloost või siin lähiajaloo peal,
et kas on see Ants siis nii, et sina kui arheoloog, et tuleb kõigepealt ikka see muinasaeg meelde või? Jah, tere siis. Muinasaeg on sellest ajaloost, mida me teame kõige pikem, et sellest ei saa me kuidagi mööda ega üle. Ja Türi arheoloogiani ma jõudsin küll väga hilja, et erialast arheoloog, aga ameti poolt olen ma terve elu olnud muinsuskaitse inspektor ja praegu vabatahtlik. Nii et see teaduspool on mul selle poolest hästi tuntud, et ma pidin terve oma tööelu 40 aastat teiste arheoloogide töö üle otsustama ja see oli väga õpetlik, nii et pilt on sellest laiem, aga Türi osas jah, on kokku võetud, aga ma ei ole ainukene, meil on Türil kasvanud ja vist ka sündinud arheoloogadega doktor praegu Tartu Ülikoolis, kes on uurinud kiviaega ja kui Türi ajaloost rääkida, siis kiviaeg on jälle arheoloogias või muinasajast kõige pikem ja kui siin üldse midagi sellist päris iidset on, siis see on kindlasti Pärnu jõgi ja sellega seonduv siis kiviaja elamispaigad siin ümber, mida on väga vähe uuritud. Ennetan su järgmist küsimust. Ja, ma olekski juba küsinud, et mida huvitavad siis Türi kantsid välja andnud on, aga selgelt see jõgi juba määrab palju ära. Jõgi ja siis ikkagi kihelkonna keskus, vana muistse kihelkonna keskus, täpselt me ei tea, millise ulatusega ta oli, aga kui juba tekkis Türi kihelkonna kirik ja kirikliku kihelkonna keskus, siis on selge, et see on ja need põliskülad, mis siin ümber on, et need on kõik ikka 1000 aastat varasemad kui see muistse vabadusvõitluse aeg. Ja see asustus siis Pärnu jõe ääres, muidugi veel mitu tuhat vanem, aga kõige sellisem müstilisem leid on Türi kiriku aiast 1986. aastal leitud põletatud inimluud, millest arheoloogid on arvanud, et siin võis olla enne kirikut siis ka mingi pühapaik või koht, kus on inimesi põletatud, sest et pärast kiriku ehitamist või selle ajal või pärast 13. sajandi muutusi siis enam siin kandis, muuta siinpool Läänemerd inimesi ei põletatud, nii et see võib olla üks varasemaid märke. Et see vajab veel uurimist ja see ei ole ka kuhugi kadunud see uurimisvõimalus. Ma just vaatangi kõige lootusrikkamalt nende nooremate põlvkonna arheoloogide poole, kellest ma siis, kui ma ei nimetanud, siis oli Mari Lõhmus, nüüd Mari Tõrv, kes on just kiviaja uurija ja nad on kõik oma pilgud pööranud loodusteaduslike võimaluste poole ja need väiksed põlenud luukilluksed kindlasti hakkavad veel meie Türi ajaloos kõnelema, vähemalt siis, kui me Türi 200. aastat tähistame. Ma näitan teile ühte raamatut veel. Jällegi ma usun, et enamus teist teavad see raamatut. See on sari Türi kilde kihelkonna ja linna arengust. 9 raamatut, mis olemas on, aga see teine osa, mida ma käes hoian, see ilmus 2001. Ja miks ma seda käes hoian, on see, et siinsamast selle raamatu teises osas Ants kirjutabki Türi kihelkonna muinasajast annab ülevaate, et siin on pikk ja huvitav artikkel Antsu kirjutatud. Aga selle raamatuga seoses mul on üks iseenda seik meeles veel. Esimene osa selle sarja esimene raamat ilmus 5 aastat varem ja siis jõudsime lõpuks selleni, et sai nagu teise osa materjal kokku. Ja siis, kui see teise osa materjal kokku sai, siis tuli kuidagi selline õnnetu moment, et linnavalitsus öeldi, et need eelarves ikkagi nii palju raha ei ole, et ühte raamatut välja anda. Ja materjal oli koos ja küll sai meelde, et no mismoodi tahtmine oli ja teklitööd koos ja selle peale Ants Kraut ütles, et pole midagi, et paneme oma raha alla ja teeme selle asja ära, et sellist asja küll ei saa olla, et see ilmumata jääks. Aga läks kuidagi nii, et lõpuks ikka linnavalitsuses raha leiti ja raamat ilmus ja ühegi need, kes need autorid siin on, et ühegi inimese enda raha siia alla ei läinud, aga ma tahtsin öelda, et millised mehed Türil elavad, et Ants oli nõus oma kodusest rahast loobuma peas, et Türi ajalugu kaante vahele saaks. Aga näe, mis mõtlesin, et see raamat ilmus 2001 ja nüüd on aasta on 25 aastat möödas.
25 aastat möödas, nüüd ma ikkagi küsin jälle, et kas selle 25 aasta jooksul, mis on ikka terve veerand sajandist, et kas nüüd ka midagi selle 25 aasta jooksul midagi huvitavat on leitud? Lühike vastus on, et vähe. Mõned asjad on kiviajast, siin mõned kivikirved ja siis mõned asulapaigad muinasaja lõpust, mida on võimalik ka igapäevaselt leida. Ja mõned veel kontrollimist vajavad teated siin, kui see lugu on Kihelkonnast ja kuna me praegu oleme linna 100. aastapäeval, siis praeguse linna piires ei ole midagi sellist kinnismuistist juurde tulnud. Aga uurimispõhimõtted on laienenud, kui me siin alles hiljuti olime samas ruumis mälumängu seltskonnaga, siis loeti ette Türi mõisad ja need on kõik päris vanad ja mõisad on samad nagu kirikuga, et nad on tehtud põliste külade kohale, nii et seda uurimisvõimalust on ja õnneks ma ütlen muinsuskaitseinspektorina, et see kuhugi ei kao, see maapõues olev arhiiv. Ma näen siin saalis ka praegu neid mõned entusiaste, kellega me siin koos maastikul käime, et praegu eraldi uurimisteemat ei ole ja need on enamasti siis juhuleiud või juhuslikult tööde käigus välja tulevad leiud, et sellist süstemaatilist läbikäimist ei ole, aga see kõik on veel võimalik, nii et tuleb lootusrikas olla, et midagi ei ole lõplikult kadunud. Nii, jällegi vahemärkusena korra, et siin selja taga ekraani peal jooksevad nüüd pildid. Neid pilte on siin üle 60, ütleme ümmargust 60 pilti. Pooled on need Ülle Tarkkäini ja pooled Ants Kraudi pildid. Nende noorusast, nende kooliast, nende tegemistest. Ja siin nad kogu aeg niimoodi vahelduvad ja jooksevad, et loodame, et nad teie tähelepanu väga ära ei tõmba jutu pealt ära, aga et siin, kui näete, siis nüüd on jälle Antsu pilt ja nüüd ongi nii, et enne on, et üks seeria on Ülle pilte, 30 pilti natuke peale ja siis on teine 30 pilti on Antsu kohta. Nii, aga lähme üle nüüd sinu tegemiste juurde. Et Antsuga see, mis ma ütlesin, et hakkasime pihta sellepärast, et Ants on nagu vanema ajaloo uurija. Sinuga hakkas pihta heast ja Rootsi ajast. Jah, tere ka minu poolt. Ja kui Antsul on palju vanemad ajad, siis minu uurimistöö kõige vanem periood on siis Rootsi aeg. Ja see Rootsi aeg on ka Türi piirkonna jaoks väga huvitav. Sel põhjusel, et siin see oli täiesti erandlik. Kui Eesti kõigepealt läks, Eesti põhjaosa, Tallinna piirkond läks Rootsi võimu alla, seal tekkis hästi palju mõisaid, väiksed mõisad. Aga Türi piirkond oli veel orduala, alguses orduala ja siin oli selline üks suur ordumõis ja see oli siis hilisem Türi Alliku mõis. Ja mida see tähendas, et siin olid sellised vabad talupojad. Kui mujal tuli juba kiiresti, et pidi mõisas hakkama tööl käima ja mõisapõllud olid, siis siin oli selline palju vabam piirkond, et vaba talupojad olid just see valdav elanikkond. Et selles suhtes see Türi piirkond oli väga erandlik. Aga ma selle ütlemise enda kohta, et need öeldakse nii, et hea Rootsi aeg, et hea vana Rootsi aeg, et kas ta oli siis tõesti nii, et kas need hilisemad ajad olid siis hullemad või need varasemad ajad olid hullemad või lihtsalt meeldib inimestele nii öelda? Jah, siin on nagu mitu aspekti. Üks on tõepoolest, et hilisem aeg oli hullem. Kui Rootsi aeg lõppes, siis tuli, veel Rootsi ajal oli nälg ja siis tuli Põhjasõda ja siis algas Vene aeg ja see oli talurahva jaoks siis hullem. Ja teine põhjus, et alati need vanad möödunud ajad on alati paremad, see on üks aspekt, aga teine oli ka see, et Rootsi aeg oli, kuidas ma ütlen, siin on nagu kaks täiesti vastandlikku etappi. Võib-olla sellises üldjoontes võib öelda, et sajandi esimesel poolel
rajati mõisaid. See tähendas seda, et aadlimehele anti paar küla ja sellest tema pidi siis nii palju neilt makse saama, et elas ilusti ära. Aga sajandi teisel poolel oli juba Rootsi aeg täiesti teistmoodi, siis vastupidi need mõisad võeti ära. Et nad võeti riigile tagasi, no tavaliselt nad jäid selle aadlimehele rendile, aga riik määras kõik talupoegade kohustused kindlaks ja üldiselt siis aadlimees pidi riigile renti maksma. Ja see on teine põhjus, miks öeldakse, et talupoegade jaoks oli hea aeg, et määrati kindlaks täpselt kui palju, millised tema kohustused on ja kõik toimus selliste, kuidas ma ütlen, teatud loogiliste printsiipide alusel. Ja võib-olla veel kolmas asi ka, aga see on rohkem ajaloo-uurija vaatepunktist. Rootsi ajal hakati koostama selliseid mitmesuguseid dokumente, mis tänase päevani on väga tähtsad ajalooallikad. Et sellised vakuraamatud, revisjonid, kaarte hakati tegema ja kõik sel põhjusel, et taheti teada, et kus need inimesed ikkagi üleüldse elavad ja kui palju nad suudavad üht või teist toota, ütleme niimoodi, vilja kasvatada ja kui palju nad raha suudavad maksta. Ja selles suhtes see oli ajaloolaste jaoks hea aeg. Sellepärast, et ja kirikuraamatuid hakati pidama. Nii et kõik niisugused suured tähtsad allikaliigid on sellest ajast alates. Kui ma algul ütlesin, et need kohtumiste kolmapäevad, et on siin tuntud ja väga tuntud inimesed, et see ei olnud mitte suusoojaks või meelitamiseks öeldud, vaid nii ongi, et kuulsad nii kodus kui kaugemal. Ja Üllega ma tahaks küsin ühte asja, et Ülle on kirjutanud ühe raamatu, mis osutus menukiks aastal 2013, kui ta ilmus Rootsimaal. Pärast juba siin Eestimaal ka, aga kõik veeta Rootsis. Et äkki räägid sellest? Jah, selle raamatu pealkiri on siis Meretagune maa ja selle ma kirjutasin koos oma abikaasaga. Abikaasa nimi on Kari Targiainen. Ja õieti see oli tema idee sel põhjusel, et tema oli pikalt kaua töötanud Rootsi riigiarhiivis ja harjunud vaatama ka Eestit rohkem Rootsi perspektiivist. Ja siis natukene selle raamatu idee oligi, et vaadata, rootsikeelne nimi oli Provinsen bortom havet, see tähendab, nojah, et meretagune provints õieti, aga Rootsi riigi jaoks need olid kõik provintsid. Ja sel põhjusel see on rohkem niisugune ülevaatlik raamat ja see ajaperiood oli? No see ajaperiood algas siis 1561 Rootsi ajaga ja lõppes Põhjasõjaga. Ja nii palju, et selles suhtes oli küll menuk, et Rootsis on Vaasa muuseum, on see kuulus Vaasa laev ja see raamat sai siis Vaasa muuseumi nagu ajaloo aasta raamatu preemia, ütleme nii. Et see oli päris tore. Jah, kõlab uhkelt. Jah. Aga lähme veel Antsu tegemiste juurde, et nagu tänapäeval oleme harjunud, et väga palju asju tehakse taevalaotusest ära ja droonid lendavad siin ja seal pidevalt ja nüüd veel sõja ajal takka otsa. Et arheoloogia, me kujutame ette, et arheoloogia on arheoloogia, et tuhnid maa sees. Aga Antsu tegemised, see oli juba aastakümneid tagasi, kui ma suu lahti kuulasin Antsu juttu, et võimalik on arheoloogia tegeleda ka taevalt. Aeroarheoloogia. Valgusta seda, mismoodi siis te sealt taevalt arheoloogia tegelesite? Ja see on samast rubriigist, et teaduslikud meetodid arenevad kiiresti.
aga 90ndate esimesel poolel siis tulid Lääne-Euroopa arheoloogid. Need olid huvitas muidugi siin Ida-Euroopa, kus nad käinud ei olnud. Ja tulid siis sellised uurijad, kes tegelesid mitte ainult Euroopas, aga laiemalt ka õhufotoarheoloogiaga. Ja seda mitte, ühesõnaga see oli siis sellise meetodiga, et arheoloogid ise lendasid väikelennukitega ja otsisid maastikult neid elemente, mida muististega võib seostada või mille abil avastada. Ja nagu siis oli ajastu komme, et nad tulid siis meid idaeurooplasi ka sellest meetodist õpetama, valgustama. Alguses Ungaris ja Tšehhis ja Poolas käisime õppimas seda. Lendasime väikeste Cessna 4-kohaliste lennukitega, pilootidega. Hiljem juba mõned kolleegid omandasid ka ise paberid. Aga see meil töötab natuke teistmoodi kui Suurbritannias või eriti Ungaris, kus me palju sõitsime. Et seal on võimalik need, kuna esiteks seal on Rooma aeg mõlemal olemas, roomaaegsed muistised, sama on muidugi Hispaanias ja Prantsusmaal. Ja taimestiku järgi on võimalik kindlaks teha asju, mida inimsilmaga maalt ei näe. Just kas on seal müürid, kraavid, kindlustused. No, meil on kalmeid ja asulapaiku, muistsed asulapaiku ka sama meetodiga võimalik kindlaks teha, aga meid segab natuke see, et meie arheoloogide mustmuld on inimtegevuse ja söe tõttu, aga palju on niiskuse tõttu ja need on ülalt vaadates väga sarnased. Aga see kõik on nüüd muutunud, sest et drooni asjandus on selle asendanud, võimalusi on palju rohkem lennata ja maapealsed asju kõrgemalt vaadata. Ja mis veel suurem asi on lidar ehk siis laserskanneerimine, mida ka siis esimest korda Inglismaal ka saime näha, kui siin veel ei olnud seda sõnagi tuttav, mis siis maapinna reljeefi fikseerib ka siis, kui seal peal on puud või mis tahes muud asjad. Nii et see annab Eesti jaoks väga palju selliseid võimalusi, aga mitte ainult arheoloogia jaoks, loodusteadus ja maaparanduskraavid ja kõik sellist reljeefiga seotud. Aga see etapp oli meil hea, sest et me saime oma muististest parema ülevaate. Meie kõige suurem, kui sa jõuad selle küsimuseni, siis ma juba ennetan, et miks see arheoloogia mind huvitama hakkas, kui ma ajalugu läksin õppima. Et esimesel praktika suvel me nägime 10 000 kolhooside maakasutusplaane, mis majandites olid tavalised, aga põhimõtteliselt olid need salastatud. Ja siis see osa kaardindusest mind paelus. Ma olin keskkooli suur geograafia huviline, rohkem veel kui ajaloos, aga siis me nägime, mis on võimalik kaardiga teha, kaardilt välja lugeda. Kõige lihtsam näide, et 60ndate ja 70ndate aastate kolhoosi kaardid oli maaparandus, oli sealt üle käinud ja seal oli juba väga palju infot selle kohta, mis muutunud olid. Et nüüd ma jäksin oma mõttekäiguga sassi, aga jah, et siis see kaardi asjad olid selleks tõukejõuks ja praegu need võimalused on nii palju arenenud, et ei saa isegi võrrelda. Aga teiselt poolt ehk kolmandalt, et muinsuskaitse inspektorina oli mul see ka hädavajalik. Me tegime nii siis paarkümmend aastat veel Eesti NSV aegu ja teist sama palju Eesti Vabariigi aegu uusi mälestiste nimekiri võtsime kaitse alla ja seal on kaardimaterjal praegu ikka täiesti ainulaadne, aga nii vaimustavalt hea, et seda tihtipeale ei ole vajagi isegi kohale minna. Nagu me lehest loeme, juba on häda, et need on liiga detailsed, et sa võid naabrimehe hoovi vaadata või autonumbrit, aga teadlasele, maastikuteadlasele, geograafile, arheoloogile see on ikka täiesti ainulaadne võimalus, hea tööriist. Aga võtame ikkagi kitsamalt, et kas Järvamaalt ka midagi välja tuli nende vaatustega? Uusi kohti ei leidnud. Kui enne oli küsimus, et mis siin huvitavat on, siis üks müstiline paik, mis võib-olla siin meil on Oisu rahvaga selline fänniklubi, et Rikassaare leiukoht, mille kohta me tegelikult ei tea, kus ta asub. Seda me oleme korduvalt käinud ka õhust igasuguste
ilmaolude ja taimestikuoludega otsimas. Et nüüd on natuke teisi võimalusi võib-olla leiame, et selliseid suuri avastusi, ma ütlen, kiviaeg on siin ja kiviaega eriti ei leia. Kiviajal põlluharimist veel ei olnud, kalmeid veel ei olnud, mida saab õhust avastada või saab ka lihtsamini maastikul käies. Et see piirkond on selle poolest nagu eriline, kuigi põllumajanduspiirkond jälle kalmed, suured majandite põllud olid siis juba üle käidud, nii et nii ja naa. Aga praegu noorem põlvkond on asulakohti leidnud küll päris suure hulga. Need on siis muistsed külakohad, mis on enne ristisõdu ja enne 13. sajandit juba asustatud olnud, mis näitab, et seal juba ka enne vähemalt 500 aastat varem on Türi rahvas elanud. No nii, ütleme, et mingi ülevaate Ülle Jantsu tegemistest ehk saime, aga lähme nüüd hoopis teise teema juurde. Hakkame pihta teie varasest noorusest ja õige varasest noorusest. Ja sina, Ants, ei ole Türil mitte sündinud ja ma ilmselt ei eksi, kui ütlen, et seal, kus sa sündisid, ega sealt väga palju vist ei mäletagi. Jah, mina olen Siberis Krasnojarski krais sündinud ja Türil olen ma siin esimest korda 57. aastast. Et 2-aastaselt ja ei mäleta, aga mul on õed-vennad, vanem õde istub meil siin ka saalis, kes on seda rääkinud, muidugi vanemad ka ja siis on sellest väga päris hea ettekuutus olnud, on ka päris palju, üle 100 kindlasti kirjavahetus säilis siis, kui Siberi vahet ei olnud mingit probleemi, kirjad käisid, rahakaardid ainult aeglaselt ja ikka läks kaotsi, aga ja see on meil talletatud ja nii, et meil on sellest ajast 2 esimest eluaastat ja mõned pildid on siin ka seina peal jooksevad, sünnimaja ja esimesed malekäigud, aga põhimõtteliselt jah, ise ma ei mäleta, enne esimene mälupilt on 58. aasta aprillist, kui vanaema matused olid siin Türil. Aga kas sa küsid mu kohta veel, miks ma siin Türil olen siis? Ma seda küsin kindlasti, et näed, kui Siberist, et Eestisse tagasi selgelt, et kodumaale tagasi, aga et miks just Türile. Aga ma nii palju ütlen veel vahel, et kui te näete nüüd, kui Ülle pildid lõpevad ära ja tuleb üks pilt tööst, sellist palkmajast, siin näe kohe ongi see, mis Ants rääkis, et kust on sündinud. Ja see on see maja, kuigi sel ajal ma juba sündisin sünnitusmajas, mis oli sealt 5 kilomeetrit eemal, aga ütleme nii sünnikodu siis. Sünnikodu, jah. Kus me elasime siis 9 aastat. Aga nüüd see sama küsimus, et miks siis Türile? No rahvavaenlased, kes tagasi said Siberist, tavaliselt liiduvabariikide pealinnadesse ja eriti kodukohtadesse tagasi elama ei lastud. Aga meie ema oli siis pärit siit Änari külast. Õed-vennad 9 last oli, 5 õde, 4 venda, kõik elasid siin Türi, Kolu, Vahastu, Käru ümbruses. Ja siis seetõttu tulimegi siis ema kodukohta tagasi 57. aastal ja 58. juba siis isa ema hakkasid maja ehitama ja seal me praegu elame ja sealt me tulime poole tunni eest. Nii, sinu CV Ülle ütleb, et sina oled sündinud Türil. Jah, mina olen sündinud Türil, täpsemalt Türi haiglas, Tolli tänaval oli see Türi haigla, et seal ma olen sündinud. Aga me elasime siis, vanemad elasid Suurpuieste tänaval ja siin minu piltide hulgas on ka sellest majast pilt, et selle Suurpuieste tänaval siis nii-öelda kogu oma Türi aja elasin seal samas ühes ja samas majas. Aga koolis olete käinud mõlemad Türil. Ja nüüd lähme juba kooliassade juurde, et... Ja mina olen käinud Türil algusest peale siis 1. kuni 11. klassini. Et sinu pildivalikus Ülle oli päris palju koolipilte. Ongi neid tore huvitav vaata, keda mõne õpetaja või mõne koolikaasse ära tunneb. Ja kindlasti
minu esimene õpetaja oli õpetaja Selli Rooni. Merike Rooni, vabandust, ma vaatasin Sirli otsa. Kusjuures õpetaja Rooni on siin see pilt, kus 1. september 1. klassis neid kooli viiakse, ongi klassijuhataja, õpetaja Merike on teil ees. Ja õpetaja Merike ja paralleelklassi juhataja, meil oli kaks klassi, oli siis õpetaja Silvi Kitsingi. Ja õpetaja Rooni klass oli meil siis kuni 4. aastani ja siis algas juba uus elu, et siis oli igal ainel eriõpetaja, aga meie klassijuhatajale õpetaja Linda Johanson. Ja paralleelklass siis oli õpetaja Aino Kurvits. Oli siis, siin on üks paralleelklassi pilt ka, et me olime siis sama lend lõpuks, aga oli ka ühine pilt, aga seal on kõik juba nii kribu, et ma vaatasin. Nii, nüüd ongi see sinu paralleelklass. Jah, paralleelklass. See on paralleelklass. Sealt on ka, kui te keemikuid kutsute, siis on Karmen Lust, keemiadoktor. Aga jah, et siis juba tuli palju õpetajaid, õpetaja Reis Pass õpetas ajalugu, siis jah, Ester Kivi inglise keelt, tema oli ka meie klassi jaoks väga populaarne, et oli inglise keele ring ja igasugused sellised asjad. Aga jah, siis õieti klassijuhatajaid oli ainult õpetaja Rooni ja õpetaja Johanson. Aga ikkagi kooli juurde tagasi, et sinu suunajad või eeskujud või see, et sa ikkagi ajalugu õppima läksid, kas oli rohkem sinu enda huvi, kooliteene, vanemate suunamine? No ma arvan, raske nüüd täpselt öelda, aga ma arvan, et siin oli küll, kindlasti koolil oli väga tugev mõju, et ülikooli minna, aga kodumõju oli ilmselt siiski kõige tugevam. Et meie kodus räägiti väga palju vanadest aegadest. Siin on ka, meil on natukene siin see kolleegiga Antsuga veidi samalaadne taust, et ka need pöördelised sündmused, mis siin 40-ndatel, 50-ndatel olid, need mõjutasid väga tugevalt ka meie pere elu. Minu isa oli ka Siberis, aga tema saabus 56. aastal Siberist, ja mina sündisin aastal 57, ja nemad olid oma kodutalu kaotanud, mis oli siis Väätsal. Pere oli tehtud kulakuks ja seetõttu praegugi minul on Tartus see ümmargune laud, selle ümber räägiti igasuguseid jutte ja ilmselt see ikkagi tekitas nagu huvi nende vanade aegade vastu, et palju nimesid kuulsin ja kogu aeg kõik talude nimed ja külade nimed ja inimeste nimed ja et ma arvan, et siin just, et minu huvi on olnud talurahva ajalugu ja üleüldse agraarajalugu, et siin on oma roll just olnud, et ilmselt tahtsin teada, et kuidas need asjad ikkagi olid ja ka juba ülikooli ajast just need kaardid olid ka, et samamoodi nagu Antsul, et see oli täielik elamus. Tol ajal veel need kaardid olid väga salajased, pidid arhiivist saama loa, et üleüldse võiks kaarti vaadata. Rootsiaegsed kaardid olid kõik loaga ja see oli täielik elamus nii-öelda, et kui lihtne ühtpidi see kaardi peal oli ja kui teistmoodi see oli. Ants, sulle sama küsimus. Kooliajast sinu suunaid, eeskujusid? Nojah, mina läksin 62. aastal siia Türi esimesse keskkooli. Esimene klassiruum on seal, kus praegu on seal perioodika ja see nurgaklass oli õpetaja. Esimene õpetaja oli Elmi Rohtla 4 aastat ja siis 5. kus siis oli muutus. Tol ajal siis oli Riida Prisk klassijuhataja.
ja ajalooõpetajaid vahetusid, ajaloohuvi ei olnud mul erilist, aga seal ei olnud ka midagi nagu vastupidist. Aga me olime, siin Türi oli suur malekeskus siis sellise harrastustasemel ja päris turniirimale ka. Ja nii, et me juba meie vanemate eeskujul isa oli suur turniirimaletaja ja organisaator koos või õigemini Hugo Tavasti eestvedamisel ja pool perekonda mängis, nii et me tulime 69. aastal Türi koolivõistkonnaga 5 Eesti meistriks, siis oli küll ametlikult pioneerimalevate võistkond, aga kui siin pildi peal jookseb, siis on siin ka üks pilt, kus on siis Türi esimene keskkool. Täpselt ongi näed siin taga. Ja võistkond Väino Kundla, Priit Päär, Reis Illar, Mare Pahman ja mina olin 4. laud. Ja see oli muidugi suur üllatus. Siis oli maakoolidest oli tugevam Kilingi-Nõmme, aga no Tallinna koolid olid muidugi peajagu üle, aga saime neist jagu ja võistlesime siis nädal aega Moskvas, elasime Lužniki staadioni hotellis. Kohtusime ka päris mitme maailmameistriga, Petrosjaniga. Oleme mänginud, viisakam on öelda, tema andis meile simultaani. Aga jah, kui niimoodi sõnastuse küsimus. Ja mul on tunne, et üks väike poisikene ka käis seal ringi targa näoga, see oli siis hilisem Karpov. Aga siis 9. klassi me läksime Väino Kundlaga pinginaabriga Tallinnasse spordiinternatkooli, sest seal avati male eriala. Sel aastal esimest korda ja 4 õpilast võeti vastu. Nii et keskkoolis käisime siis spordiinternatkoolis ja see oli väga teistmoodi elu, sest et me olime siin ka sellised, kas just oivikud, aga maletajad ja muidu aktiivsed, et nüüd kaks poissi lähevad spordiinternatkooli, seal nad peavad aja veetma trennis ja kõrgkooli muidugi sisse ei saa ja nii edasi. Pärast osutus, et see oli vastupidi, see kool oli internatkool, kuigi Tallinnas asus, seal oli kord karm või korralik ja see tähendas ka seda, et õpetajad olid seal hoopis teiste suhtumisega kui muidu pealinna eliitkoolides. Nii et see oli selline etapp ja nii et 2 kooli on mul. Ja seal siis, tegelikult koolis käisime, siis malekoolis käisime vanalinnas, tol ajal Säde tänaval. Koolidirektor oli Keres, meie treener oli Harri Pohla, rahvusvaheline meister ja Ivo Nei oli õppealajuhataja. Et see oli kool, aga sealt edasi siis juba tuli edasi ülikool. No 2 nädalat tagasi oligi kohtumine Türilt sirkunud väga tublide kuulsate tuntud sportlastega Inna Rause, Gert Nooval, Tarmo Tiits. Et ma Antsuga just mõtlesin, et huvitav näe, Ants on 2 nädalat hiljem sinna ajaloolasena, aga kuna ta läks õppima Tallinna spordiinternatkooli, et oleks võib-olla juhtunud nii, et oleks sa sobinud ka siia 2 nädalat varem juba kohtuma tulla, aga elu läks natuke teistmoodi. Ma ütlen selle vahel, et läks jah, et ei saa öelda just igavene teine, aga ikka ajalooline tõde on kallim, et pinginaaber Väino Kundla oli meil esimene laud. Males on niimoodi nagu just teistes spordialades ka. Ja tema oli, vahest olime nii ja naa, aga oli kindlasti tugevam ja ta mängis veel aastakümneid ka Rapla maakonnas, nii et male tahab nagu iga spordiala kogu aeg treenimist, et see jäi nagu tahaplaanile, nii et see male innustus läks sellega üle, kui ma jõudsin ülikooli ja seal olid juba hoopis teised õppejõud ja teised ilmavaated. Aga need taustapildid, mis siin taga jooksevad, et küll näeb sind ka siin suuskade peal maratone sõitmas, küll üks varasem pilt on, kus sa oled orienteerumas. Et näed, et male ei olnud sul mitte ainus spordiala, millega tegelesid. Ma ütleks selle kohta, et spordiinternatkooli lõpetamisega lõppes ka minu huvi võistlusspordi vastu, kuigi ma
lugesin siis ka spordilehe kuni viimase reani läbi, aga kõik need teised on nagu sellised hobi- ja tervisespordi rubriigist, et ülikoolis olid meie õppejõud, ajaloo õppejõud, meil olid ühised, Sulev Vahtre, Helmut Piirimäe, Herbert Ligi ja nemad olid kõik juba siis ammu Tartu suusamaratonid, siis vaatasid, et no need ei ole üldse mehed, kes need suusamaratoni läbi ei sõida ja siis nende eeskujul või nendega koos õigemini hakkasime siis sõitma, nii et ühe korra on veel plaanis sõita, järgmisel aastal on 50. aasta siis seda sõita, aga ma ütlen kohe, et spordiga ei ole seal midagi pistmist, sõita tuleb nii aeglaselt ja mõnuga kui võimalik. Ja jooksmisega samamoodi, et see oli ka üks selline rahvusvaheline üritus Saksamaal, kus siis üks jooksja oli Eestist ja siis tekkis kohe selline rahvusvaheline taust, aga see oli nii naljaga pooleks, et muud sellist võistlusspordiga sidet enam ei ole. Aga ma ikka, Ants, ühte asja ei saa ette küsimata, et sina kui Siberis sündinud ja Siberist tulnud poiss, et kuidas sa siin koolisüsteemis hakkama said, et kas sa ikka pioneer olid? Jõuluõhtul kirikus käisid? Ja pioneer olin ja jõuluõhtul jõuludest ma teadsin küll päris palju, olin oma käe peal ka isegi siin katekismust uurinud, aga meie peres jõule sel ajal ei peetud. 2 asja oli ei olnud midagi poliitilist. Meie alal hakkas Vikerraadio ja Rameto see mäng, mis pärast me saime aru, et Valdo Pant juhtis, et seda tehti alati jõuluõhtul. Ja siis teiseks ei ole ma siiski näinud, et seda oleks keelatud. Aga meie peres oli nii, et ema oli postiljon ja terve pere töötas Volta Alliku tehases, mis tähendas seda, et postiljonil ja tehases oli vaja plaani täita jaanuari tööpäeva lõpuni ja veel edasigi. Ja sama oli postiljonil, kes pidi ka kogu aasta need tellima. Nii et see vana-aasta õhtu hakkas ikka tõesti alles vana-aasta õhtul ja jõuluaeg oli veel nii vara, et see täiesti jäi tööde varju ja Kuuse järel käisime ka isaga 31. detsembri lõunapaiku kogu hämaraks minema. Aga selle eest siis pidasime neid nääre pikemalt. Aga ei mingit poliitilist urveta. Pioneer olin jah, see oli nagu ikka pioneerimalevate võistkonna, kas me võistsime. Aga komsomoli astumisega oli küll siis juba spordiinternatkoolis, nii et abituuriumi eel öeldi kohe, et ülikooli ei saa ammugi, kes tahab sellisele erialale minna, mis eeldab nagu ideoloogilist arusaamist ja ustavust, nii et siis öeldi, et kes nüüd viimase aasta sees ei astu, siis soovitust ei saa. No päris nii see ei olnud, mõned ikka said sisse ka ilma selleta. Nii, Ants juba ütles, et ajalugu ei olnud mitte see ainus ega esimene valik. Ma küsin üle sinu käest, et kui nüüd keskkool hakkab läbi saama, kas sul ajaloo kõrval oli veel mingeid teisi valikuid või mõtteid? Oli küll. Mina läksingi Tartusse õppima rakendusmatemaatikat. Et no põhjus oli see, et mind ajalugu huvitas, aga ma nagu mõtlesin, et kuidagi, et koolis nii-öelda seda nõukogude ajalugu mul ei olnud väga suurt tahtmist siis õpetada. Aga meil olid seal rakendusmatemaatika, see oli väga huvitav küll. Ma olin siis pool aastat rakendusmatemaatikas, see oli hästi tugev kursus, sinna võeti vastu 20 inimest, neist 4 olid kuldmedaliga ja ülejäänud olid nõost. Ja meie klassijuhataja, õpetaja Johanson oli matemaatikaõpetaja, mulle tundus, et et ma olin väga hea matemaatik, aga see oli ikka kõrgem pilotaaž, mis seal oli, et kuidas nemad neid teoreeme lahendasid ja siis ma vaatasin, et mina olin nagu kaugel sellest ja meie loengud olid ülikooli peahoones ja seal vist 102 auditoorium ja seal samas oli ajaloolaste tunniplaan.
ja vaatan, et oi, vana aeg, keskaeg ja uus aeg, mis põnevad asjad. Ainuke asi, et millega ma nagu hakkasin muretsema, et seal oli historiograafia. Historiograafia, et see on midagi väga õudset, et no sellega ma küll hakkama ei saa. No historiograafia on ajalooteaduse ajalugu, et see oli siis kõige lihtsam asi, mis üldse oli. Aga niimoodi oli, et ma vaatasin seda tunniplaani ja tundsin, et ikkagi, et minust ikka matemaatikut ei saa. Ja siis astusin järgmisel aastal uuesti ülikooli ja siis juba ajaloo erialale. Nii et olen tuttav ka ülikooli matemaatikute poolega veidi. Et ülikooli aeg kindlasti peadur aeg. Keda me sinu koolikaaslastest ülikoolis või kursusekaaslastest ka võiks teada? No kõigepealt just ka arheoloogid. Professor Valter Lang, siis minu kursusekaaslane oli kahjuks, ta jäi Estoniale, Priit Ligi, et nemad, Valter Lang praeguseni löönud Tartu ülikoolis täiesti uue hoo sisse kogu ilmselt sellele arheoloogia poolele. Muidugi Ants oskab seda paremini seletada. Jah, ütleme nii, et see ülikool oli väga suur ja kuidagi niisugune väga positiivne üllatus, et seal olid tolle ajal väga tugevad õppejõud. Jällegi Ants juba mainis Sulev Vahtre, Helmut Piirimäe, Herbert Ligi ja mina sattusin pooljuhuslikult Herbert Ligi juhendatavate hulka ja ma mäletan, oli, et tehti väike rühm, et asustusajaloo uurimine. Ja minu arust see oli väga põnev, et aga õieti ma täpselt ei saanud ikkagi aru, et mis see asustusajalugu siis on, aga sinna rühma ma siis pääsesin ja see osutus siis väga huvitavaks. No kindlasti tegelenud sa ainult õppimisega, et see üliõpilase elu on tunduvalt laiem. Tol ajal korporatsioone veel ei olnud, aga mingid ajalooringid või midagi ikka oli, et millega sa veel tegelesid peale õppimise? Ajalooring oli ja ajalooring oli siis, siin on väga huvitav mitu eri etappi. Kõigepealt oli, kui mina astusin ülikooli, olid need ajalooringi ekskursioonid. Ja siis kevadel oli vist mitmepäevane ekskursioon ja sügisel ühepäevane ja siis õppejõud osalesid seal ja mitmed erikursustelt. Ja väga huvitavaks läks ka hiljem, kui tuli see nii-öelda Mart Laari kursus, kus oli Mart Laar, Lauri Vahtrem, mul on täna probleemi eesnimedega, tuleb kohe vale eesnimi. Ja nemad tõid ka veel niisuguseid uusi tuuli, nemad olid minust tagapool paar aastat. Aga jah, et ma arvan, et ajaloo osakonna keskus oligi see ajalooring, oli ta vist õieti ajalooring, sellepärast, et küll seal olid need tol ajal nääripeod ja väljasõidud ja ettekandeid peeti ja need olid väga, väga rahvarohked, et ja veel. No mina elasin ühiselamus, oli see Pälsoni tänava ühiselamus, seal olid kõik ajaloolased koos, nii et see, kuidas ma ütlen, et see täitis ka selle seltsi elu, et pidevalt meil olid alguses vist 5 meie ei olnud, aga 4 olime ühes toas, et seda tralli seal oli küll igatipidi. Eesti taassünni juures oli ikka väga oluline roll muinsuskaitse seltsil ja
sinu tegemised on Ants siiamaani selle seltsiga seotud, eks ole. Ja kui ma ei eksi, olid sa üks seltsi asutajaid või? Vastab tõele, et see ülikooli aegne, kui nüüd see eriala arheoloogia teadus üht otsa pidi kõrvale jätta, see areneb vähemalt siis väga aeglaselt, siis meie seltskonna huvi, kes me seal koos olime omalt kursuselt, oli peamiselt sihuke nähtav ja mitte 40, ütleme nii suures joones 40ndate, aga tegelikult ikkagi Stalini aja lõpp ja Hruštšovi aeg. Ja see oli selline erihobi seda, kuna seda materjali oli palju ja see andis nagu selliseks irvitavaks ajaloo suhtumiseks palju võimalusi, siis kõik need, kes pärast tõsiseks ajaloolaseks kasvasid. Meil oli terve seltskond, kes me meelt lahutasime siis just selle poliitilise ajalooga 50ndatest kuni siis selle sama Brežnevi seisakuni. Ja siin ma juba ühel päeval kolleegidele rääkisin, et me ootasime pikisilmi, et me saaksime NLKP Keskkomitee poliitbüroole saata õnnitlustelegrammi 1000 aastat poliitbürood, sest nii vanad olid kõik seal 11 või 12 liiget, et oleks 1000 aastat kokku saanud, aga aeg läks teisiti. Kõige vanem liige Pelse suri ära ja siis läks keskmine alla. Veel hullem, siis valiti üks poisikene sinna, selle nimi oli Gorbatšov ja siis jäigi see 1000. Aga see oli see periood, aga muinsuskaitse liikumine tõsisemalt sai alguse 86. aastal. Ja siis ma olin korraga, olid täiesti isetekkelised muinsuskaitseklubid üle Eesti. Ilma igasuguse, siis oli see väga hämmastav, et üldse keegi hakkab ise organiseeruma ilma Nõukogude võimu ja kultuuriosakonna toe ja loata. Ja siis 87 oli siis, kevadel oli juba meil ju konkureeriv rahvusliikumine oli fosforiidisõda, aga organisatsiooniliselt ja muinsuskaitse selts oli Nõukogude Liidus esimene isetekkeline ilma parteid toe ja mitte toe, vaid keeluta isegi vastu keeldu. Ega seal nüüd keeldu ka ei saanud öelda, et oli, aga aeg oli juba selline, et jah, asutaja liige ma olin korraga isegi 2 orgkomitee liige, üks, mis siis tehti altpoolt ise hakanute poolt üle riigi. Hästi palju oli Lõuna-Eestist ja saartelt huvilisi ja teine oli siis, mis partei ja valitsus Kultuuriministeeriumis, aga mina olime oma seltskonnaga just seal vahepeal ja meil õnnestuski Mart Laar kooliõpetajast ära värvata ja Lauri Vahtre ja Tõnis Lukas ja see seltskond, kes siis olid ka 87. aastal selle seltsi asutamise eesotsas. Mina olin ja olen siiamaale revisjoni toimkonnas, et keegi peab silma peal hoidma ka arvetel ja põhikirja täitmisel, aga jah, tegelen nüüd pensionieas ka päris agaralt ka selle sama muinsuskaitse liikumisega. No peab ütlema, et Ants sai ka 5 aastat tagasi Eesti muinsuskaitse seltsi teeneteristi, mis on seal kõige kõrgema autasu on. Jah, ega ju keegi täpselt ei ütle ka, ei hakka üles lugema, mille eest, aga ma arvan, et see oli selline pikk ja pidev protsess, olid tähtsündmused muidugi, mõned seal hulgas, mis Eesti muinsuskaitse selts tegi. Tahan öelda, et seltsi liikumine muutus väga oluliselt, kui hakkasid tekkima erakonnad. Nii et meie seltsi asutajaliikmetest tuli vähemalt 3-4 erakonna juhtkond. Kui nad alguses olid seal kristlikud demokraadid ja kes nad seal kõik olid, nii kaua kui Isamaa siis formeerus selleks, kes ta praegu on. Ja siis palju aktiivseid läksid ära poliitikasse, nii et vahepeal juba hakatigi meid selliseks surnuaia riisudeks pidama, aga tegelikult ikka sai ka poliitilisi üritusi tehtud ja igat laadi. Nii et neid me teeme siiamaale ja üks pildijäda siin on ka, millega ma ka Kultuuriministeerium, riiklik muinsuskaitse, sellega ei tohi segamini ajada, kuigi ma olen terve elu töötanud seal, tegeleb kaitstavate, riigi poolt kaitstavate mälestistega. Aga vabatahtlik muinsuskaitse liikumine on vabatahtlik, seal on kõik teevad isamaalasi ja kultuuriloolisi asju, nii nagu nad ise ette võtavad ja seetõttu on seal palju sellist
isamaa armastust ja kodutunnet kasvatavaid üritusi. Kaasa arvatud siin piltide peal oli meie riigivanemate näitused. Väga kurb on siin rahvamajas, meie kultuurimajas olnud selliseid asju, mida iga päev noored või meie isegi ei mõtle, kui palju meil riigipäid on olnud ja meest 16-st 13 ei tea midagi. Kes lasti maha, kes kadus Siberisse, kes üldse pole. Nii et selliseid ja teine siis on muidugi liin, on need rahvuslikud tähtpäevad, mis algavad alati relvarahust, mis ma arvan on tähtsam päev isegi tähistada kui Tartu rahu. Ja siis kõik need teised ja üritused ja see on Muinsuskaitseseltsi selline liin, mida ta siis rahva sellise ajaloomälu hoidmiseks ikka püüab üleval hoida. Nii, aga ülikooli aastad said üle läbi. Sina töötanud 2 rahvusarhiivis 2 riigis. 5 aastat Soome rahvusarhiivis ja nüüd Eesti rahvusarhiivis. Kui sa töötasid Soomes, need olid aastad? Need olid aastad 2000 kuni 2005. Ja kui satud võõrsse riiki, siis ega see töö leidmine nii kerge ei ole, aga mind aitas just väga see, et mul oli see ajaloolase koolitus ja arhiivitöö kogemus. Sellepärast, et arhiividest rääkides, arhiivid on kõik ikkagi samadel põhimõtetel koostatud ja kuna ma olin neid nii palju kasutanud, siis ilmneski, et Soomes ei olnudki kuigi keeruline seal rahvusarhiivis töötada ja tööd saada. Ja muidugi, kui Eestit puudutavaid allikaid muidugi Soomes õieti ei ole. Õieti, kui need on, siis need on päris, ütleme, 20. sajandi materjalid, kui mõned Soome kultuuritegelased on pidanud kirjavahetust või ja üks hästi huvitav, millega ma tegelesin Soomes, oli Adelheid Laro arhiiv. Ma olen täiesti 100% kindel, et siin olijatest mitte keegi ei tea, kes oli Adelheid Laro. Kindlasti ei tea. Ja muidugi ta ei olnudki nii tuntud, aga temal oli hästi huvitav arhiiv. Tema oli nimelt abiellunud Soome enne sõda. See tähendab, et ta ei olnud pagulane. Aga ta oli lõpetanud, ta oli Eestis koolis käinud, ta oli Eestis ülikoolis käinud ja temast ja ta töötas siis Mikkelis lõpuks oli Mikkeli linnas raamatukogu juhataja. Ja temast jäi väga huvitav arhiiv, sellepärast, et tal oli nii suur inimeste ring, kellega ta pidas kirjavahetust ja need olid siis ühtpidi Eesti, ütleme siis nõukogude aegse Eesti poole peal, aga teistpidi pagulased. Ja inimesed olid nendes kirjades väga avameelsed kõik konkreetselt, et kuidas nende olud on. Et see on ka siis väga huvitav. Ma korra oli pagulaste konverents, oli Tallinnas, ma sellel teemal ka pidasin seal ettekande, et see on tõesti, et tal oli sadu inimesi, kellega ta pidas pidevalt kirjavahetust ja jällegi, et kirjavahetus on ka hästi huvitav allikmaterjal, et sealt tuleb niivõrd palju asju välja, mida siis muidugi ametlikes allikates nendest kunagi juttu ei ole. Aga jah, et selle arhiivi teemaga jätkata, et kahjuks Soome rahvusarhiivis ei ole Eesti kohta materjali, aga seest siis Rootsi. Kõik need kõige vanemad materjalid on siis Rootsi riigiarhiivis. Aga jah, Soomes on küll suur arhiiv, aga jah, Eesti kohta siis ikkagi suhteliselt hilisem periood. Aga töötades nüüd Eesti rahvusarhiivis, et lööb ikka vahel silm särama, kui leiad Türi kohta midagi sealt või? Jah, lööb muidugi, sellepärast, et ütleme, mina tunnen just kõige paremini seda Türi ümbrust. Tean neid külasid kõige paremini, muidugi mitte kõiki, aga ja sel põhjusel muidugi on ju täiesti teine asi
kui hästi sa seda piirkonna tunned. Mina tegin oma kandidaaditöö, ma oleks teinud hea meelega Järvamaa kohta, aga tol ajal juba üks inimene juba tegeles selle teemaga, kahjuks ta seda tööd valmis ei saanud. Aga mina siis sel põhjusel hakkasin uurima Põhja-Tartumaa ehk Vooremaa asustust, aga see Türi piirkond on ka, et see on väike Vooremaa, et siin on nagu need samad elemendid olemas. Aga jah, kahjuks mõnikord ei lähe asjad nii hästi, kui võiksid minna, et ma hea meelega oleks tegelenud Järvamaaga põhjalikumalt. Ma võtsin nüüd omale lehe appi, need kõik asjad ei ole mul peas. Ma loen nüüd ette need raamatud, mis sa kõik oled siin välja andnud või oled kaasautor olnud. Et sa juba enne ütlesid, et sinu kitsam ajaloo valdkond, millega tegeled, on agraar, ajalugu ja Eesti talu. Nii, sinu sulest on ilmunud selline raamat nagu Hajatalud ja külad Põhja-Liivimaal 17. sajandil. Siis oled kirjutanud põhjaliku uurimuse, mis sa juba ütlesid nüüd Põhja-Tartumaa taludes. See on Põhja-Tartumaa talud 1582 kuni 1858 ja kokku neid 4 raamatut. Siis oled olnud raamatu talude päriseks ostmine Pärnumaa andmestiku põhjal kaasautor. Ja nüüd su viimane palju tähelepanu võitnud raamat kannab pealkirja Vald, talurahva omavalitsus 1866-1918. Küsimus sulle, et mida õpetlikku oskad ajaloole toetudes öelda või soovitada praeguste Türi vallajuhtidele? Vallajuhtidele. Nojah, mina ei ole asjadega nii hästi kursis, et ma oskaks. Aga muidugi see valla ajalugu algas põhjalikumalt või 1866 ja see on küll huvitav, et nii mitmedki asjad ei ole aastate jooksul nagu põhimõtteliselt muutunud. Siis oli ka, et see oli valla omavalitsus, vald pidi ise hakkama saama nende rahadega, mis siis elanikelt kokku koguti ja alati rõhutati neid printsiipe, et kõike oli vaja teha mõistlikult, kokkuhoidlikult, aga muidugi väga kvaliteetselt. Ja ma siia tulles just mõtlesin, et näiteks kui vallamaju hakati ehitama, siis alati valiti ikkagi selline mees, mul tuleb üks Türi mehe, Darius oli üks selline mees, kes oli hea ehitusmeister, tema võeti siis seda tööd tegema, et tulemus oleks ikkagi korralik. Et ma arvan, et need samad printsiibid on siis tänase päevani kehtivad. Üks raamat ei nimetamata, see on pärandamine ja pärimine Eesti talurahva ühiskonnas 19. sajandil ja 20. sajandi algul. Selline raamat ka veel. Aga sa oled ka kunsti ajaloo vallas meie silmaringi avardanud ja sellest ei ole palju aega mööda, kui oli Paides oli ühe meie pagulaskunstniku näitus Erika Roots. Ole hea, räägi, siin mõned fotod on ka, kus on infotahvli avamisest oli pilte. Et ole hea, räägi natuke tema sellest seosest. Ja kui ma ütlen ühe lausega selle pärandi kohta, pärimise raamatu kohta, et tänapäeval mulle tundub, et see teema on väga aktuaalne, et kui me loeme lehest pärandiriidude kohta ja nõnda edasi, siis ma mõnikord mõtlen, et jällegi juba 19. sajandi teisel poolel inimestel olid need asjad tookord väga selged. Et kui taheti jätta pärand sel moel, kui inimene ise soovis, siis oli vaja teha testament ja muidu oli siis seadusjärgne pärimine. Aga see on väga huvitav, et tänase päevani need asjad ei ole üldse palju muutunud. Ainult, et võib-olla vahepealne nõukogude periood on seda nagu hämardanud neid mälestusi, mida siis varasemal ajal näiteks talus peeti seda selgeks, et kõige vanem poeg sai talu, aga järgmistele püüti anda haridust, et kui oli võimalik, et nad saaks ka oma eluga hakkama. Aga nüüd ma räägin Erika Rootsist. Erika Roots on siis
pagulaskunstnik, miks mina sellega olen tegelenud, mina ei ole kunstiajaloolane ja kunstiajaloost ma pigem siis sõna ei võta. Aga tema oli minu ema õde, tädi siis. Ja muidugi nii-öelda jah, et meil oli kirjavahetus, ma mäletan lapsena ja nõnda edasi ja seda me teadsime, et ta oli kunstnik, aga ta töötas joonestajana ja elas New Yorgis, kuni oma surmani elas siis New Yorgis. Ja nüüd pärast oma surma ta pärandas oma maalid Eesti Vabariigile ja need on siis mitmes muuseumis. Need on siis Kumus ja Tartu kunstimuuseumis. Aga tuli idee, ta on ikkagi, ta õieti küll Türil ei ole sündinud, ta on sündinud Tallinnas Nõmmel, aga kui ta oli 2-aastane, siis pere kolis. Ülle, ole ja vaata juurde nüüd Üllela. Ongi Erika Tootsi see infostend. Ja see on see näitus. Näitus Paides, jah. Ja, aga näitusel ja see on nüüd infotahvli avamine. Ja infotahvli avamine. See infotahvel paikneb siis Türi Väätsa tee ääres. Ta on vana Kirna ja Väätsa mõisa piiri lähedal ja seal oli selline Naabrimäe talu, mis oli siis minu vanaisa talu. Ja nemad siis, aga Erika oli 2-aastane, pere oli juba suur ja nemad kolisid Tallinnast siis sinna Naabrimäe talu. Õieti minu vanaema sai selle pärandiks, et päris selle talu. Ja nüüd Erika oli juba lapsena olnud väga andekas, aga ta Eestis mingit haridust, kunstiharidust ei saanud, aga kui ta läks siis, kui Saksa väed lahkusid, tema läks Saksamaale ja seal ta käis sellises, õppis kunsti, ilmselt vastavalt võimalustele, mitte püsivalt, aga katkendlikult, ta oli ikkagi Saksamaal pagulasena. Aga ta seal õppis, tema stiili kohta ütlevad kunstiajaloolased saksa ekspressionism. Ja see on niisugune, kuidas ma ütlen, teatud lõpetamatus, tugevad värvid, aga teatud stiliseeritused. Ja tema tuli esimest korda Eestit külastama alles siis, kui Eesti oli vaba. Ilmselt see oli 1993. Ja jällegi meie ei teadnud, et tema oli töötanud siis Ameerikas aatomielektrijaamade projekteerimise firmas ja tema oli siis joonestaja. Aga siis hiljem saime aru, et miks tema mitte mingil juhul Nõukogude ajal Eestisse ei tulnud, et tema erialagi oli selline. Aga jah, seal Paide näitusel olid väljas nii-öelda erakätes olevad teiste, neil oli siis kokku 4 õde oli, et õdede lastel ja minu käes olevad maalid, aga siis Kumus ja need on digimoel, neid on võimalik kodus arvutist vaadata. Aga jah, idee oli natukene teda tutvustada, sest kogu tema see inspiratsioon on ikkagi saanud alguse siit. Sellepärast seal samast Naabrimäe talus sõitsid nad jõuluõhtul Türi kirikusse hobusega ja sellest ta iga kord, kui ta Eestis käis, iga kord ta rääkis sellest hobustega ja seal Naabrimäe talus tema tutvus just kõik loomad olid. Ja ta ise oli siis väga sportlik, tema ratsutas ja suusatas ja igatahes tema ratsutamisteemalised maalid on siis Eesti Ratsaspordi Liidul. Ja need on väga, et kui need pagulasaegsed maalid on enamasti tonaalsuselt niisugused raskemad, siis minule endale meeldivad just need ratsutamisteemalised tööd kõige rohkem, et need on niisugused hoogsad,
täis liikumist ja sellist õnnetunnet. Jah. Nii, reklaamipaus. Reklaamipaus on see, et mul ei ole teile raamatut näidata, aga raamatu kantekujundus juba olemas. Ilmub Türi Kilde kihelkonna ja linna arengus 10. osa. Tulge 3. juulil kell 17.00 Türi raamatukokku ilmub selle ajalooraamatute sarja 10. osa. Aga miks ma seda reklaamipausi teen? Et Ülle kirjutab selles samas raamatus nüüd Erika Rootsist ka pikemalt. Et kes tahab, lühikese ülevaate praegu sai, aga pikemalt saate lugeda juba sellest raamatust, mis ilmub 3. juuli. Reklaamipaus. Aga nende samade raamatute juurde veel, et siis kui ilmus kõige esimene raamat 1996, siis see esimene raamat, esimene osa hakkab pihta Ülle artikliga. Sul on see au olla esimese artikli autor ja Ülle need ajalooartiklid on ilmunud siin ikka ühes ja teises, esimeses osas, 3., 4., 7., 8., 9., nüüd ilmub 10. ka. Minu küsimus, kas sul ikka teemas jagub veel? Jah, hea küsimus. Selles suhtes, et teistpidi arhiivid on nii ammendamatud, et alati sealt leiab mingi uue aspekti, aga kui on aega ja tahtmist tegeleda. Aga nüüd üks fakt veel sinu CV-st või elust, et 2006. aastast kuulud sa ajakirja Forschungen zur baltischen Geschichte toimetuskolleegiumisse. Ja kui ma nüüd küsin, et kas keegi sellist ajakirja käes hoidnud või sellest üldse kuulnud on, et mitu kätt tõuseb? Üks käsi. Üks käsi väga hästi. Mina ei olnud sellest üldse teadlik. Aga millega seal tegeleda? No minu roll on seal väga väike olnud. See on, peatoimetaja on professor Mati Laur ja õieti see väljaanne on suunatud rohkem saksa publikule selles suhtes, et väga mitmed artiklid, nad on Eestis ilmunud mingis väljaandes, ajakirjas ja kui tahaks neid teemasid lähemalt tutvustada mujal Euroopas, siis see on olnud see väljund. Aga jah, et minu roll on seal, võib-olla algaastatel oli rohkem, lugesime korrektuuri ja nõnda edasi, aga tegelikult jah, minu roll on seal väga väike. Nii, Ants, sa juba ütlesid, et näed, paljud sinu ülikoolikaaslased ja muinsuskaitseseltsi kaaslased läksidki poliitikasse, et natuke seda sinu maailmavaadet või poliitilist tausta, et miks ma seda küsin, et need fotod, mis siin taga jooksevad, siin on näha sind küll Kaitseliidu vormis, küll oled sa siin pronksiööl Tallinnat kaitsmas, küll oled sa siin Toompead kaitsmas, et räägi natuke seda poolt. Kas poliitika sind ei kutsunud? Mitmed kutsus? Ja ei, ma olen Isamaa Liidu asutajaliige. Oli selline aeg 94. aastal. No väikse iluveaga, sest et need nimed muutusid. Aga see oli väga sarnane sellele mõne aasta tagusele, kui praegusest Isamaast parempoolsed eraldusid. Siis oli samamoodi parempoolsed eraldusid Isamaast. Ja siis Mart Laar oli peaminister, aga ikkagi meie seal Väike-Karja kontor oli selline sõlmpunkt, kus need kõik tuttavad õhtuti kokku said, kui oli vaja. Ja siis, kui oli peaministri umbusaldamine või selle partei lahkulöömine päevakavas, siis tuli Mart meie juurde ja ütles meile need Stalini sõnad, Isamaa on hädaohus. Ja siis me astusime arheoloogide ajaloolased mitte terve, aga väikse sõpruskonnaga keemikuid ja kes seal olid Isamaa tolleaegsesse koonderakond Isamaa pika nimega. See on see aeg, võib-olla mäletategi, oligi veel ka professor Vahtre lõi kaasa ja oli selle tuntud plakati peal.
aga kursusekaaslastest on meil poliitikuid on ainult on 2 olnud, on natuke ka praegu Andra Veidemann, Neiuno Eesmaa, Enn Eesmaa nooremade oli minister ja on 5 parteis olnud 2 isegi juhtinud ja kultuuriministrina on siis Raivo Palmaru olnud ühel perioodil ja juba siin nimetatud Mati Laur, ajalooprofessor, on meie kursusekaaslane ja toakaaslane, õppetooli juhataja, aga sellest samast 2 toa peale kambast kõige tuttavam hääl on Ain Mäesalu, keda me võime siin kuulata. Tulen nüüd selle, mis ta nimi on, Eesti lugu, jah. Et tegelikult oli see saade alguseski praktiliselt tema autorisaade, mitukümmend saadet ja seal on 70 saadet. Et tema on ka erialalt arheoloogia, Tartu Ülikooli arheoloogia lektor. Ja poliitikuid ei ole praegu tegevpoliitikaid rohkem. Üks huvitav fakt on, et meie kursuselt on Chicago Eesti koguduse naispastor, on seal juba pikki 80-ndatest, 90-ndate algusest seal. Ja muid huvitavaid tegelasi on ka, aga need, kelleks meid õpetati, ajaloo õpetajad. Eks nüüd on me kõik pensionikka jõudnud, aga ikkagi mõned, kes seda ametit pidasid ka terve elu ja maakoolides ja linnakoolides, nii et ei olnud see õpetanus meil ka üle ühesõnaga arune olnud, et ajaloo õpetamine ikka oli. Ja kui me nüüd kokku saame ja meil on siin igal suvel natuke isamaalisi ringreise, siis ma näen, et kõige varemini tunnevad Eesti ajalugu ajalooõpetajad, kuna nad peavad seda õpetama või on õpetanud. Teised kõik kaasa arvatud professorid komistavad faktidest, sest need perioodid kõik ei ole. Need on samast sulaperioodist, millest ma rääkisin ja siis teised jällegi arheoloogiast, aga selline üldine ajaloopilt on ikka ajalooõpetajal kõige selgem ja seisukohad ka välja kujunenud, nii et seda on alati rõõm kuulda, kui tahad midagi teada, siis küsi ajalooõpetaja käest. Nii, mõned küsimused veel siit sealt. Ülle, sina oled olnud õppejõud ka Eesti Põllumajandusülikoolis. Räägi, kuidas sinust kui ajaloolased sai maastiku arhitektuuri dotsent? Jah, see ei olegi kuigi imelik selle tõttu, et EPA-s rajati see maastiku arhitektuuri eriala ja see oli väga uus eriala ja neil oli vaja natukene sellist ajaloolist perspektiivi. Just sel põhjusel, kui me vaatame seda, kas või seda sama Türi linna, et siin võib ju näha igal pool kihistusi eri aegadest. Ma arheoloogiasse pigem ei lähe, aga kirik ühest perioodist, näiteks kui on mõisahoone teisest perioodist, koolimaja 3. perioodist. Ja ilmnes, et maastiku arhitektuuris nad tegelesid nii-öelda olemasoleva maastikuga, aga oli siis vaja väga neid aineid, kus avada nagu seda maastiku minevikku, et märgata, et kust, mis ajastust üks või teine oli. Ja kuna tegemist oli tõesti inimestega, noortega, kes kaasajaga tegelesid, siis mul olid ka nendega praktikumid ja ma tegin, kuna tänapäeval on kõik ju nii lihtne genealoogilised allikad ja näiteks ma tegin neile ühe praktikumi, tegin oma suguvõsa ajaloo uurimisest. Ja näiteks see oli ka ikkagi silmnähtavalt, kuidas ma ütlen, see ajastu taju nagu paranes, et sellest, mis tundus, et kõik on lame ja ongi praegune hetk, aga kui tuli välja, et leidsid esivanemaid, kes oli 19. sajandist, aga siis leidsid veel 18. sajandist isegi, et minu enda jaoks see oli väga huvitav, sellepärast et seni ma olin olnud rohkem tegelenud ajaloolastega, loengud olid ajaloolastele, aga nüüd ma sattusin nagu hoopis teise seltskonda ja kus nendel minu teadmistel, mis nagu
ajaloolaste hulgas ei äratanud nagu mingit imestust või ütleme, kõik teadsid seda niikuinii, ei ole suuremat huvi, siis nemad olid väga tänulik seltskond, et ma mäletan, ma nii üllatunud, kui mind oodati pärast loengut ja tänasid, et oi, et nad täna said sellest aru ja et ütlen ausalt, et ajaloolastega seda kunagi ei juhtunud, et keegi jääb siin pärast loengut, üliõpilane jääb tänama ja seal oli see praktiliselt igapäevane. Aga no ma arvan ka, et kui ma olin paar aastat seal õpetanud, siis see oli juba kuidagi tavaliseks muutunud. Aga jah, minu jaoks oli väga huvitav kogemus, aga siis Mati Laurist on täna palju juttu, et Mati Laur kutsus mind oma projektitööle aastal 2005 ja siis ma nii-öelda lõpetasin, aga minu missioon sai seal täidetud. Aga kas siis oli nii, et sind leiti või sina leidsid selle töökoha? Mind leiti. Sind leiti ikka, jah. Nii, Ants, sa oled saanud mitmeid riiklikke tunnustusi, aurahasi ja üks neist on Kaitseliidu Valge Tähe 3. klassi teenetemärk. Sa oled Kaitseliidu Toompea malevkonna auliige. Sinu seos Kaitseliiduga, ega neid teenetemärke eriti juba 3. klassi niisama jagata. Nojah, nii on läinud. Algselt oli Toompea malevkond, kui Kaitseliit taas loodi pärast enamlaste mässu 24. aasta detsembris, siis loodi see Toompea kaitseks. Ja see koosnes peamiselt siis riigiteenistujatest, kellest suur osa siis oli ka Toompeal tööl või seal ümbruskonnas riigiasutustes. Ja kui Kaitseliidu taastamisest võib eraldi rääkida, sellel on ka 2 eraldi etappi, ja esimene siis Järva kandis ja oli väga palju seotud ka muinsuskaitseklubidega. Olid sellised klubid, mis oma tegevusega tegelikult valmistasid ette Kaitseliidu taastamist juba 87-89. Aga Toompeal jah, kuna ma töötasin riigiametis Kultuuriministeeriumi otsealluvuses ja otse hoovimajas, siis meie Kaitseministeerium oli sel ajal ministrist allapoole peaaegu kõik ajaloolased. Vot selline aeg oli 91, 92, 93 ja siis nende algatusel siis malevkond taastati 93-94 ja me olime siis seal kohe esimeses rivis. Palju oli seal muuseumi ajaloolasi, oli ka riigiametnikke ja ma olin seal pikki aastaid, võib-olla aastakümneid, paar revisjonitoimkonna esimees, et ega keegi ei ütle, mille eest see auliikme staatus. Meid on seal 3, nagu siin pilt näitab. Esimene oli Konstantin Kole, esimene president Päts, teine on Margus Ergauk, kes on meie esilaskur, tipi insener ja 3. siis ajaloolane, aga no jah, eks seal oma osa oli ikka sellel pronksiööl ka. Pronksiööl ma küll ise Eestis ei olnud. Ma olin seal oli 3 kõneisikut, keda lubati üldse nagu avalikkuse ette. See oli siis Kaitseministeerium, Punane Rist ja siis mitte muinsuskaitse, vaid just see väljakaevamine. Ja need prognoosid ja need nii-öelda koosolekud olid juba väga täpselt paigas, mis millalgi toimub ja see oli siis, kui ma ütlesin, et ma pean sel ajal olema just Rootsis, üks projekti välislähetus oli Karlskronas, siis nagu me teame, lihtsalt see mäss nihkus sellelt esimeselt mailt varasemaks aga side oli meil olemas ja see väljakaevamise, mina neid ei juhatanud, selleks oli eraldi firma palgatud, aga mina vastutasin siis selle tegevuse eest ja olin see ühiskonnaga sidemees, kes siis toodi, nii et seal on öiseid seiku päris huvitavaid, aga kui see kaevamine oli läbi, see käis ju ikka päeval, natukene ka öösel, aga siis seesama malevkonnaga me valvasime, siis meid tehti ühe õhtuga abipolitseinikeks, sest ametlikult Kaitseliit on Kaitseväe osa ja Kaitsevägi ei tohtinud pronksiööl
avalikult nähtav olla, nii et kui keegi juhtus tulema kas või laiguliste pükstega, siis saadeti kohe koju riided vahetama, nii et me olime seal tavalistes spordiriietes nii-öelda abipolitseinikud. Ja kuna mina olin sealt pronksiöölt ära ja ikka see valvamine läks pikalt, siis Türi rong oli juba ära. Oligi see pilt ja nüüd on siin need 3 sõpra on. Malevkonna auliikmed siin 3 Ja siis juhtuski nii, et viimane öö, kus neid asju kokku pakiti. Need harjutamisööd olid ka päris esimene ja teine öö, kui tulid juba need päris politseinikud oma täisvarustuses meid lossihoovi välja õpetama, olid juba esimesed kogemused ja vitsad ja vered saanud ja tulid siis meid neid vabatahtlikke välja õpetama. See oli päris meeldejäävad sündmused kottpimedas Toompea lossis orienteeruda ja meil olid siis jagatud need vastutuslõigud. Sest et seestpoolt valvasid siis kaitseliitlased, väljapoolt siis olid juba teised jõud, enamasti politsei ja päris regulaararmee oli siis mujal. Seda me võime raamatutest lugeda nüüd tänapäeval. Et see oli üks episood ja siis see viimane hommik jääb meelde, kui öeldi, et kriis on läbi. Viimased, mina olin viimane, siis teised poisid olid juba kõik koju lastud. Ja siis olid alpinistid. Olid Toompea lossis, ma aitasin alpiniste, sest seal oli selline stsenaarium, et kui kõik on halvasti, siis on üks väljapääs nöörredeliga ja selleks olid eraldi meeskond. Ja siis ma aitasin neil seda nöörredelit kokku kerida ja see enam ei ole riigisaladus, ma loodan. Et see oli väga sellised meeldejäävad ööd muidugi. Nii, Ülle, sai juba täna õhtul loetud siin päris mitme raamatu pealkirjad ette, kus oled autor või kaasautor. Tänavu siin aasta algul jõudis ilmuda üks raamat, paks raamat. See on eesti kirjanduse nii-öelda üks tüvitekste. Anton Hansen Tammsaare Tõde ja õigus, esimene osa, kordustrükk. Ja võtad see raamatu ja vaatad, et seal on Tammsaare nime kõrval, või ütleme mitte otse kõrval, aga ikkagi kaane peal on ka Ülle sinu nimi. Muidugi seal on peale sinu veel 3 nime. Tegemist on siis millega? Anton Hansen Tammsaare ja sina ühe kaane peal. Jah, see on tõepoolest suur au. Aga nimelt Tammsaare muuseumil tekkis idee, et oleks vaja välja anda selline Tõe ja õiguse kommenteeritud väljanne siis. Ja sel põhjusel, et väga paljud asjad on unustusse vajunud. Ütleme mitmed sõnad, väljendid, mida seal on kasutatud, et nendest ei saada kas või noorem põlvkond ei tunne neid asju ja ei saa nendest aru. Ja siis oligi 4 inimest kokku, Maarja Vaino, kes selle kokku pani Tammsaare muuseumist, Jaan Lahe usundilugu ja Marju Kõivupuu etnoloog ja mina siis ajaloo poole pealt. Ja nüüd ongi need on nagu viidetena on siis need seletused seal. Nii, kohe me näeme seda seltskonda Ülle keskel. Ja see oli siis 30. jaanuaril Tammsaare sünni aastapäeval oli Raekoja raamatu esitlus, aga ma võin öelda ka, et see on juba läbi müüdud ja nüüd tuleb uus täiendatud väljaanne, et nüüd on jällegi selle tegemine läks väga kiiresti, et aega oli 2 kuud möödunud suvel ja seetõttu võib olla mitmed asjad jäid natuke vahele ja näiteks ma olen saanud ka inimestelt kirju, et võiks veel seda seletada ja võiks veel seda mingit teist sõna seletada. Nii et jah, et ilmselt sügisel on, ma ei tea, millal see ilmub, võib-olla järgmisel aastal. Aga jälle reklaamipaus, et võtke ja lugege, et väga huvitavad, väga põhjalikud kommentaarid, et hästi silmaringi laiendava. Aga
Ants, veel korra sinu juurde, et küll võib ühel inimesel olla palju huvisi ja palju tegemisi. Ma olen juhtunud kuulama ühte ettekannet, kus Ants räägib sellisest muusika suunast nagu krautrockist. Jällegi, et kes on kuulnud krautrocki või oskab öelda, mis asi on krautrock, Ants Kraut, aga mis asi on krautrock. Aga Ants on selline mees ka, kes sõidab ühest riigist teise, käib muusikakontsertidel ja aga näe, ütle vähemalt see mõistatus ära, et mis asi on krautrock. No tegelikult ma naudin seda meie ajastut ja meie põlvkond, et ei ole vaja sõita, rokipeerud tulevad ise meil Eestisse, et ei suuda ära imestada need meie lapsepõlviid olid 60. keskpaigast alates, kes kõik on Eestis olnud, nii et pole väga kaugele vaja sõita, kuigi mõnikord on jah tulnud ette. Aga krautrock on jah selline tehno-roki suund, mille nimid on tulnud sellest, et kraut on teatavasti saksakeelne sõna ja seal on, ma õnneks vist siia ei pannud, neid on hästi palju tooteid, mille nime on kraut ja liitsõnana, aga igasugused juurviljapealsed ja rohelised nad on. Ja see oli siis Inglismaal esimese ilmasõja ajal ja teise ajal ka sakslaste selline pilkenimi, nii nagu need tommid ja kes need vastupidi, kuidas need seal jänkid ja tommid ja need kraut, aga see roki suund algas siis ka jah, just Saksamaal ja sai selline tehnorock nii populaarseks, rändas jälle Inglismaale, nii nagu ka Beatles'id Hamburgist jälle Inglismaale tagasi, et see selline solvav maine mattus selle muusika alla ja kõige tuntum on Kraftwerk, kes ka eelmisel sügisel Tallinnas jälle esines täiesti oma täiskoosseisus. See on väga raske muusika, kes ikka päris fänn ei ole, siis ainult me teame 2 lugu, mille ühe refrään on Mina olen robot, see võib-olla tuleb teile tuttav ette. Aga see on tõesti üle maailma terve eraldi vool ja Ida-Saksas oli ta päris, sealt ta levis või läks üle piiri Ida-Lääne-Saksa vahel. Nii et on jah, aga päris raske kuulamine. Nii et, aga rohkem mul muusikaga küll seost ei ole, sest et meie ajal oli nii, et suur stiimul oli, et 8. klass lõpetada ilma eksamiteta pidid olema kõik 4-5. Ja mul oli 1-3, mis oleks pidanud 2 olema, see oli laulmine. Aga õnneks tuli just 8. klassis muusikaõpetus laulmisega kokku, ehk oli paks ilus muusikaajaloo õpik. See mind muidugi huvitas ja see ei olnud ka probleem kõiki meie Eesti neid vanu koorilaule ja muid, et sellega päästis nibin-nabin ja siis tuli harjutada, kus meil malesaal oli siin söökla peal. Kuna mu isal oli võti, siis ma käisin harjutamas seal pühapäeva õhtut, et siis esmaspäeval Johannes Luole ühe sõrmega ette toksida need harjutused ja siis ma sain 3 plussi asemel 4 miinuse ja pääsesin seega eksamitest. Rohkem mul kõik ülejäänud olid 4, geograafia oli 5. Aga küsimus oli krautrockist ja rohkem mul muusikaga. Meil on sõpruskond küll, aga ise ma muidugi ei tee. Et meid õpetati sel talvel 2 tundi ukuleelet mängima, aga esialgu veel ei õnnestunud. Nii, Ants, tõmbame otsad kokku. Sa oled 55. aasta mees, aastate järgi juba aastaid pensionil. Millega tegeled praegu? Kuidas võtta, tegelen sellega, mis huvitab. No tegelikult muinsuskaitse liikumisega ka päris palju. Just algas muinsuskaitsekuu laupäeval. Aga teen ka erialast tööd arheoloogilist, ühesõnaga kaevetööd ja arheoloogilist järelevalvet ja seal 1/3 turuosast või aasta jooksul tehtavatest kaevamistest on minul ja 2 nooremat kolleegi on ka siis üks veel õppib, kellega me teeme selliseid väiksema mahulisi uurimistöid. Kaasa arvatud Järvamaal vist reedelgi tuleb Päätsale minna ja Türil on siin paar objekti olnud, Paides päris palju. Mõni päev sõidan 3 Põltsamaa, Paide
ja tagasi üle Viljandi 3 korda, nii kuidas kaevetööd on, aga see on nagu ka hobiga seotud ja ise valin, et mul selles mõttes pensionipõlve sisustan ka sellega. Et ühesõnaga tegemisi on küll ja ma kodus istumisega sa abikaasat ei tüüta, tundub nii. Aga Üllene naiste vanuses me ei räägi, ise sa siin avasid ennast, et millal sa kooli läksid ja millal lõpetasid, aga sama küsimus, millega tegeled? Jah, millega siis tööalaselt tegelen, siis tegelikult ka selle tõe ja õigusega praegu, aga muidugi suvi on tulemas, kevad on tulemas. Meil on väike suvila Võrtsjärve ääres, aga jah, siin olid ka meie aiapildid, et minu tädi oli tal oli väga ilus aed ja nõnda edasi, aga kahjuks minu oskused nii head ei ole, et jah, see suvila pidamine meil on rohkem niisugune kasemetsaalune, et see on ka õigustus, et seal väga hästi miski ei kasva. Aga jah, tegemist küll piisab. Täpselt see, mis sa nüüd ütlesid, huvitav kuulata, et see oligi ju ilmus Tõe ja õiguse esimene osa kommentaarit väljaanne, et nüüd tuleb teine, 3., 4. Kõigepealt tuleb esimene osa veel uuesti. Esimene osa tuleb uuesti, eks ole. Täiendatud kommentaaridega. Ikka tähendab kommentaarid tulevad ka veel täiendatult. Jah. Mahukam ühesõnaga. Jah, ilmselt küll. Et see tööle kestab ikka siis veel pikalt. Ei, ma arvan, et ei kesta. Ei, aga teine osa, 3. osa, kas? Jah, on jutt olnud, aga ma ei oska täpselt öelda, kokkuleppeid ei ole, aga sellest perioodist, järgmistest perioodist on meil juba paremaid asjatundjaid, kas või Ago Vajur, kes kahjuks täna ei saanud tulla, et ma ei oska täpselt nende teiste osade kohta öelda, et seal on võib-olla ma ei tea, kas mina olen kõige õigem inimene, et 1905 ja siis Eesti Vabariigi aeg, et eks aeg näitab, aga natukene on juttu olnud, et võib-olla tuleb ka nende teiste osade kohta. Ma täpselt ei oska öelda. Minu siiras tänu sulle. Ma ütlen, et mis vigasid Türi linna vahel kohale tulla, aga eriti Ülle sulle, et ega Tartust siia saada ja veel tagasi uuesti saada. Ega see, ma imestan ka neid teisi kohtumisi, et tulla Tallinnast või kuskilt mujalt siia pooleteiseks 8 tunniks, et jälle teistpidi tagasi heita. Et tõesti aitäh ja see oli ka see põhjus, miks tõesti Ago tulla ei saanud. Aga kohtumine ei ole veel selles mõttes läbi, et kuulajate teie küsimused. Olge head, kui kellelgi midagi on veel küsida, tahtmist uurida, tahtmist täpsustada, mida iganes. Mul on Jüri Vilmsi säilmed siis kindlaks tegema, kas on või ei ole Kiristere surnu ajal. Kas see asi jätkub või on see nüüd pandud pausile sulle? Mõlemat jätkub, ehk seda ei ole maha maetud ja on pandud pausile, sest et Eesti on õigusriik ja Muinsuskaitseselts on kohustatud ja oleme kohtuvõimude otsustega pidanud leppima. Praegu on pall nii-öelda sõjamuuseumi käes. Sellel on huvitavad arengud. Ega me aru ei saa, miks selle vastu on kohalik kogudus, kes on palganud Eesti kõige kallimad advokaadid selleks, et takistada mingisugust paaritunnist teaduslikku uurimustööd. Aga vähemalt sõjamuuseumi direktor on ka meedias öelnud ja Muinsuskaitseseltsi juhatus ammugi, et see uurimine tuleks ära teha ja saaksime targemaks. Seal ei ole tulemuse poolest nii või naa, igal juhul me saame sellest targemaks, aga praegu on isegi algatatud selline asi, et Vabadusristi kavaler on Vilms, et see aunimetus talt ära võtta selle väitega,
ei surnud Eesti territooriumil. Mis ma selle kohta ütlen, kui küsimus oli? See seadus, sõjahaudade seadus tehti 2007 peamiselt selle pronkssõduri juures maetute väljakaevamise probleemi lahendamiseks. Ja nüüd, kui Eesti Luterlik Kirik oma kantsleri ja palgatud advokaatidega on seda teed läinud, siis meie vastus on sellele, et siis tuleks ka kõik, alates Arre Illenseerist, kõik missioonidel hukkunud Eesti sõdurid, kes on kõik sõjahaudade nimekirjas, kuulutada selle reegli järgi väljapool seda seadust. No see on nii absurdne, et ma kirjutasin ka hiljuti, see ilmuski laupäeval Eesti Muinsuskaitse Seltsi ja Genealoogia Seltsi ühine aastaraamat, pikema loo sellest, kus ma jõudsin välja selleni, et tahaks teada, miks Luteri kirik neid meie kalmistud üldse omab. Sinna on maetud igasuguseid. No see on üks huvitav teema, pikk vastus, aga lühike on see, et ikka loodame. Meil on raha, inimesed on annetanud ka raha, mitte ainult soove. Meil on raha analüüside tegemiseks olemas, meeskond on olemas, suur kogemus punahaudade väljakaevamisel, umbes 4000 hauda viimase 3 aasta jooksul. Nii et eks me siis ootame, kirikuisad meile ütlevad, kuidas peab edasi elama. Jah, seal võib-olla. Ma tahaksin öelda, et nii Ants kui ka Ülle mõlemad õppisid nõukogude ajal. Ja sellepärast peame võib-olla õiendama, et ega nad ei saagi olla mingisugust illusiooni ajaloo suhtes. Sellepärast, et see oli ju niisugune aeg, kus tuli rääkida seda, mis tuli rääkida. Ja eks ma rääkisin seda, mida tuli rääkida. Jah, see oli kindlasti nii, et ülikoolis oli ka samal moel, aga ma arvan, et me saime igatipidi koolist väga hea hariduse selles suhtes, et jälle ega kõik ei olnud ka nõukogude ajal keskaeg ja vanaaeg ja need olid ikka nagu nad olid, et ma arvan, et igatepidi, kui vaadata neid eri aineid, jällegi ma vist matemaatikast juba rääkisin, aga matemaatika, eesti keel, kirjandus, ajalugu, me saime inglise keel, saime ikkagi väga, väga tugeva ja väga hea baasi. No te saite tugeva baasi, aga te olite nõukogude lapsed ja selle tõttu te pidite ajalugu arvestama kõike seda, mis õpetaja rääkis. Kuigi ta võib-olla ei tahtnud seda rääkida. Jah, ega... Lugupeetud proua, meie õpetajad, kes ülikoolis ajalugu õpetasid, olid väga lugupeetud professorid, kes olid punasest asjast väga kaugel. Nad olid suured Eesti patrioodid, nagu kõik teavad, professor Vahtre ja Piirimäe. Nad õpetasid meile seda ajalugu, mida nad õigeks pidasid, mitte punaseid asju. Ja punane periood on ju ainult 50 aastat, aga ajalugu on 1000 aastaid. Ärge, te olete kuskile sattunud selle nõukogude või punase propaganda küüsi, et punast ei õpetatud. Näete, lugupeetud ajaloolased istuvad teie ees, kas neil on punane täht laua peal. Ei ole. Nad on õnneks läinud teist teed mööda, aga nad on väga tublid ja sellepärast ainult kiitus neile. Nii, on veel keegi midagi küsida? Mina tahan öelda. Ülle, Välimäe tahab. Suured tänud,
et te võtsite kutse vastu. Mina suhtlesin teiega ja te olite lahkesti minu vastu tulemas ja aitäh, et te siin täna olete ja nagu te näete, Türi ei unusta teid, Türi on teie üle väga uhke. Aitäh, järgmiste kohtumisteni. Aitäh. Järgmine kohtumine, kui aeg annab meile, on 13. mai ja siis veel 27. mai, aga külalised jäävad praegu üllatuseks.